Aedlinliku Rakvere linna ja haridusruum on rikkamaks saanud tagasihoidliku, kuid iseloomuga hoone võrra. Uus töö- ja tehnoloogiakeskus toob kokku linna põhikooli õpilased. Puidu- ja metallitööd, käsitööd ning kodundust saab nüüd õppida ja õpetada inspireerivas hoones. Ristkihtpuidust hoone tundub kitsas, kuid ruum on kavandatud leidlikult. Uus tehnoloogiakeskus siis jagab ühist hoovi Rakvere gümnaasiumiga, jäädes siis siia nagu hoovipoolsesse ossa oma peafassaadiga. Eesmärk oli seda hoonet hoidagi abihoonellikuna, aga samas, kuna hoonel on endal ka mingisugune asi ajada, siis ta peab olema ka piisav atraktiivne moment, et kui nagu ligineda siia hoonele, siis mõlemast otsast nii Tembitu kui Tuleviku tänavalt, siis ta mõjub hästi sellise rahuliku ja selgena. Aga kui sa jõuad hoonele lähemale, siis ta nagu muutub oma katusemaastikuga natuke atraktiivsemaks. Selles hoones piir arhitektuuri ja sisearhitektuuri vahel on väga hägustunud. Ma võiks öelda, et sisearhitektuurne lahendus oli hästi loogiline jätku arhitektuurile. Näiteks see arhitektuurne vorm klassiruumides, nende sakkide ja laeakende näol. Et see tegelikult loob väga suure iseloomu sellele siseruumile. Tal keskel siis on selline üldalade plokk, fuajee ja sellised nagu väiksed ootepesad koos siis tualettruumide ja meistrite ja tehnoruumidega. Ja selle ümber siis on kobarana sellised klassiruumid, töökojad. Samuti on need klassiruumid siin omavahel ühendatavad. Siin on lükanud seinad, mida saab eest ära vajadusel lükata ja kasutada seda sellist avaramat ruumi. Linnapildis annavad hoonele kaugelt äratuntava ilme katusesakid. Nende sisse on peidetud aknad, mille kaudu saavad klassiruumid päevavalgust ning muudavad ruumid helgeks ja kergeks. Paindlikkus, kohandatavus, nutikus ja otstarbekus iseloomustavad seda maja. Vaadates ka ringi, missugused töökojad on, siis oli näha, et iga ruutmeeter on kulla hinnaga. On vaja asju kuhugi panna, on vaja seinale asju riputada, on vaja seina ees mingeid väiksemaid aparaate hoida. Ja sellest tulenevalt sai siis seintes olevad avad võimalikult nagu kompaktsena hoida. Ja kogu loomulik päevavalgus tuleneb siis katuse tasapinnas olevatest akendest ja tegelikult töökodadele sobibki paremini see ülalt langev valgus, kui siis külje pealt tuleb valgus, mis seidab kätele varju. Klassi otstes siis on need seinapinnad või mahud, kuhu on justkui peidetud kapid, siis sinna pidi mahutama ka tahvlipinna ja näiteks mingi tööriistaseina, et see tahvel liigubki siis seal uste ees, et samas see saab seal olla, aga samas on ka seal hästi praktiline panipaiga pind. Uue õppehoone loojad on teadlikult tegelenud ka ruumiga hoone ümber. Keskus ühendab 2 seni ühendamata tänavat, meelitab ligi jalutajaid ning niisama uudisimulikke. Lapsed saavad astuda otse õue, kas või selleks, et tänavale paigaldatud laua taga oma valmistatud maitsta. Mööda käia saab osa hoone sees toimuvast melust. Kokandusklassis on oluline nii-öelda aknapind, kus siis tekivad vitriinriiulid, kuhu õpilased saavad oma töid panna, eksponeerida ja see aknapind suhtleb ka hooviga, kus siis tänavaruumist saavad inimesed neid töid näha. Õppehoone on ruumiliselt vaheldusrikas. Kavandatud on privaatsemaid õppeklasse, avalikku ruumi kui ka poolavalik sissejuhatav hoov, mida saab vastavalt vajadusele muuta. Et siin on siis sellised 2 pöördväravat, mis siis võimaldavad selle sissepääsu esise ruumi ära lõigata siis sellest avalikust ruumist. Igal hommikul tehakse siis lahti need väravad ja igal õhtul pannakse nad kinni. Ja selle mõte on siis see, et siia sissepääsu ette tekiks selline privaatsem õueala, kuhu on võimalik siis vajadusel näiteks mingit materjali ladustada või kuidagi midagi muud, et
tekib selline turvaline sisehoov. Keskusele annavad Teo ja Näo 2 vastandlikku materjali, külm metall ja soe puit. Hoonel on puidust skelett ja sisemus. Väljast kaitseb maja tume metallist turvis. Need on ühtlasi materjalid, millega lapsed selles majas töötavad. Need sisearhitektuursed materjalid, et nad on mõeldudki selliselt, et nad ajas justkui kuluvad väärikalt. Et see, kui roostevaba terasel tekivad need kriimud, et nii hulgelt las nad tekivad, et see näitabki, et seda kasutatakse, aga sellepärast ei pea muretsema, et kui sinna tekib see kriim, et see materjal võtab selle vastu. Sama on ka puiduga, et tegelikult ongi mõeldud, et nad võivad siia naelu lüüa, et see ongi nende töökoda ja selliselt, et nad saaksidki seda teha. Arhitekt ei saa võib-olla kirjutada ette nii täpselt, et sa pead selles ruumis niimoodi käituma, et see õpilane tegelikult võiks seal tunda ennast vabalt. Ta võiks tunda ennast sedasi, et ta ei määri enda kohalolekuga kõik ära kohe, vaid see ongi võib-olla juba natukene sellise viimistlusega, et see juba kutsub nagu võib-olla naela seina lööma ja et see ei ole nagu probleem. Segaduses juhtuvadki huvitavamad asjad kui sellises korras olevas ruumis.